Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile, käesolev video on nädala energia ja vaatame, mida toob siis nädal 12. kuni 18. jaanuar, siis kõigile meile tegemist on kollektiivse lugemisega, et võta siit endaga kaasa see, mis sa tunned, et on sinu jaoks tähtis, oluline, mis ei ole, lase lahti, järelikult on see kellelegi teisele. Valmis on mul pandud siia lauale siis 7 kaarti, sa võid neid võtta kui nädalapäevi, järjest ma nad ette loen, aga sa võid ka endale siis noppida siit kaasa sinuga haakuvad või olulised sõnumid siis sulle. Iga nädala energiavideo lõpus on toimumas ka mäng, et sellest mängust saad siis vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädala tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädala tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab ning siin video all kirjelduses ongi olemas siis ajamärgid, saad klikata sinna, video hüppabki kohe lugemise juurde, mängu juurde, et sa ei pea ise kuskilt otsima. Ja tiiutarot.ee lehel on juba olemas lugemine, mida toob aasta 2026. See on valikaart stiilis lugemine, saad ise valida, et mis saatus sulle toob, et kui sa soovid seda vaadata, siis sa saad seda teha tiiutarot.ee, seal on ka väga palju teisi lugemisi armastuse teemal, suhete teemal, töö teemal, raha teemal, seal on väga palju erinevaid lugemisi, et kui sa tunned huvi, siis vaata tiiutarot.ee. Aga me lähme siis selle nädala energiate juurde, me alustame surmakaardiga õigetspidi, müntide kuninganna tagurpidi, sauade kuninganna õigetspidi, müntide 4 õigetspidi, siis on meil mõõkade 4 tagurpidi, armastajad tagurpidi ja lõpetuseks keisrinna õigetspidi. Päris ilusad, ägedad, võimsad, suured kaardid. Eriti, mis meil siin nädala lõpupoole toimub keisrinnaga õigetspidi, et see on nagu selline, mitte isegi lõpp hea, kõik hea, sest meil on vahepeal ka väga-väga toredaid ja mõnusaid kaarte, aga kõige mesimagusam nendest sattus ikkagi siia pühapäeva peale, et keisrinna õigetspidi. Aga alustame algusest. Meil on siis surmakaart õigetpidi. Surm on väga positiivne kaart, vaatamata oma nimele, mis võib tunduda natuke õudne ja surm ja midagi nüüd juhtub. Tegelikult, mis juhtub, on ümbersünd, transformatsioon, väga suur muutus. Surmakaardi point on see, et sa oled muutunud liiga mugavaks ja sul tuleb selleks, et areneda või midagi uut saada või enda unistuste elu saada, tuleb sul nüüd ebamugavust tunda, sul tuleb astuda ebamugavustsooni. Ja surm on justkui nagu selline vana naha maha ajamine, et nii-öelda vana kola tuleb ära visata nii enda kodust kui ka enda suhetest kui ka enda rahamustritest, et me väga palju surmakaardis peame ise endale otsa vaatama ja me peame puhastuma, me peame minna laskma, lahti laskma selleks, et uuele nagu ruumi tuua. Me võime isegi seda teha nagu hästi energeetiliselt, et ühel õhtul istud endaga maha näiteks see nädal ja tõesti mediteerid ja nagu mõtled kõigele sellele, mida su elus enam vaja ei ole või teatud mingid mõttetud mälestused, mõttetud suhted, mis su siis minevikus olid, et need tuleb kõik puhastada, minna lasta, ütle neile aitäh, head aega, võid ka kirja panna, ja et see enda seest nagu välja kirjutada, et surm tahab nagu puhastuda selleks, et ta saaks uue ja parema alguse poole nagu edasi liikuda, et mis on selle surmakaardi tähendus ongi, et jutumärkides nagu vana osa meie elust sureb selleks, et saaks jutumärkides nagu sündida uus, et see on nagu ümber sünni või et transformatsiooni nagu kaart. Ja surm, ta ongi hästi nagu selline mustvalge, et minevikku ja selja taha jäävad need rasked perioodid ja õudused ja mis tulevikust hakkab paistma, see on väga-väga nagu siis helge, et surm on nagu ka sümbolina hästi selline fööniks, mis tõuseb tuhast või siis näiteks röövikust saab liblikas ja vaata, liblikas ei saa tagasi minna nagu röövikuks, et me ei saa nagu elust tagasi minna, et surmakaart ka väga hoiatab selle eest, et sa ei jääks mugavusse kinni ja et sa ei pöörduks minevikku tagasi. Kui mingid eksid hakkavad kuskilt kivi alt välja roomama, head aega, pane plokk peale, neid ei ole mõtet uuesti enda ellu võtta. Samamoodi igast mingid vanad tuttavad ja vanad sõbrad, kes lihtsalt võib-olla kirjutavad, et show, kuidas läheb. On tore natukene korraks nostalgitseda võib-olla, aga surmakaardis, mis on tehtud, see on tehtud. Mis on minevik, see on minevik. Meil ei ole mõtet nagu jääda mõtlema või halama või issand jumal, ma oleks ikka pidanud kõike muud moodi tegema või teist moodi tegema. See on kõik täiesti suva. Eks ole, et sa oled tegelikult liikumas õiges suunas iga kord, kui surmakaart ennast ilmutab ja see on hea märk, et on õigetspidi, eks ole, et me oleme tegelikult valmis edasi liikuma ja ka me oleme valmis avama selle uue ukse, et selle nädala lõpus pühapäeval, kusjuures, kus see kõige parem kaart on meil ka kuu loomine, ehk
siis uus kuu või must kuu või kuu loomine, eks ole, et see toob endaga vaata sellise ajapunkti või et hetke, kus me saame tõesti nagu vanast jamast loobuda ja luua ennast nagu uuesti või enda elu nagu uuesti või alustada täiesti uuelt puhtalt lehelt, et see on suur nagu selline pöördepunkt ja kuu loomisel. Siis see on 18. jaanuar ja sellele järgneval 2 nädalal tasub hästi nagu alustada uusi asju, seemneid mulda panna, tõesti mingid mõtted, ideed, mis on sul peas ammu nagu keerelnud, et siis on õige aeg neid samme nagu alustada. Ja tõenäoliselt sellel nädalal eelnevalt sellele kuu loomise punktile me laseme nagu sellest vanast jamast hästi nagu lahti, et vanad suhted, vanad mingid hirmud, vana mingi kolla, sa võid ka koristada oma kodu ja loobuda sellisest nagu üleliigsest koormast, ütleme niimoodi. Ja surmakaart ongi nagu suur märk sellest, et sa oled endaga väga suure töö nagu ära teinud ja sa oled tegelikult valmis järgmiseks tasemeks, sa oled valmis edasi liikuma, sa oled nagu valmis uuesti sündima või et midagi täiesti puhtalt lehelt alustama, et see on väga-väga-väga ilus nagu siis sümbol meile siia. Ja ära proovi minevikku vaadata, proovi hästi tugevalt tulevikku vaadata sellel nädalal selles surmakaardis ja tea, et selleks, et uut ust avada, me tegelikult peamegi vana ukse enda selja taga sulgema. Me ei saagi igavesti sinna kinni jääda. Mõnikord ongi hea nagu puhastuda ja surmakaart on tihti selline intensiivne ja dramaatiline, eks ole, ta on ju skorpionite kaart, ega skorpionid ei tee midagi lihtsalt niisama tilu lilutades ega pinnapealselt, kui nad midagi teevad, siis väga tõsiselt ja sügavalt on ja surm ongi nagu see, et ma tihti näen, kuidas inimesed sotsmeedias näiteks kustutavad kõik oma pildid ära ja ma tahan täiesti uut puhast lehte. See on hästi selline dramaatiline nagu kaart on ja, aga miks mitte, tead, ongi nagu selline, kui sa tunnet või tõmmet nagu sellise suure pöörde poole, et sa tahad tõesti nagu uus sina olla või iseennast nagu uuesti leiutada ja surm on nagu ääretult positiivne kaart, siis selleks. Koos Sauade kuningannaga see surmakaart on ka, et kui sa tahad välimust muuta, näiteks üli nagu tühja koha pealt see nädal tuleb tunne, et uued riided, uus soeng, värvid ära juuksed, uus sina, absoluutselt tasuks nagu seda teha, et see toob endaga nagu sellise siis energeetselt ka natuke sellist uut energiat, uut algust meile ja surm ongi nagu arusaamine, et millestki peab loobuma selleks, et uuele ruumi teha või siis nagu vana uks peabki sulguma selleks, et uus ja parem saaks nagu avaneda. Kui juhtuvad mingid asjad, et midagi ei tule välja või keegi jalutab su elust minema või et sa proovid kuskile saada, aga sind ei võeta või et uks lüüakse nina ees kinni, siis ütle aitäh, et järelikult see ei olnudki sinu jaoks, vaid järelikult see olekski sind hoidnud nagu liiga palju nagu kuskil minevikus kinni. Edasi me liigume müntide kuningannasse tagurpidi. Tervis, nii füüsiline kui ka vaimne, väga oluline. Sellel nädalal trenni tegemine, liikumine, magamine, uni, kosutus meie kehale, toitumine korda, rohkem värsket õhku. Müntide kuninganna, ta on küll väga tubli rahakaart, rahakaardid on üldse väga head sul sellel nädalal. Müntide kuninganna, müntide 4, keisrinna, need on väga jõukad energiat tegelikult rahaliselt, et sa ei pea otseselt nagu muretsema töö, raha, karjääri pärast. Müntide kuninganna lihtsalt tagurpidi indikeerib seda, et sa töötad ennast üle ja sa töötad ennast katki. See on liiga palju nagu paanitsed ja liiga palju võib-olla enda tervise arvelt, nii-öelda teed tööd on ju, siis pärast kahetsed. Mõõkade 4 on ka see nädal väljas, mis ka indikeerib sellist läbipõlemist või et vajadust nagu akusid laadida, vajadust võib-olla ka palju magada ja puhata. Seega, kui sa tahad see nädal hoopis nagu puhata ja magada ja visata jalad seinale, absoluutselt see on ka väga-väga hea mõte. Müntide kuninganna räägib ka meie tööst ja rahast, kuna ta on ju müntide element ja kuninganna, tema on ju liider, mitte nagu kuskil sellises alumises sfääris, eks ole, ja kuninganna energia tähendabki rohkem vastutust või võib-olla ka ametikõrgendust, paremat töökohta, kindlasti ka paremat palka selles kaardis, kes otsib ka uut töökohta, aga siit tuleb konks. Müntide kuninganna tagurpidi igaks juhuks lepib vähema palgaga, igaks juhuks küsib väiksema summa, sest äkki siis jään üldse ilma, et ma pean ikkagi olema tagasihoidlik ja siis ta veel hakkab kõiki aitama ja kõigi järgi jooksma ja kõigi heaks kõike tegema ja siis veel mitte midagi endale vastu selle eest ka ei küsi, et ta on nii isetu kaart ja ta arvab, et ta nagu heast südamest ma aitan, aga tegelikult
me peaksime oskama ka vastu võtta, ka saama selle eest midagi, seda sama toetust ja abi. Müntide kuninganna kaart tagurpidi on ka mõnikord kiiks või mingi error, nii-öelda trauma meie sees, et me peame nagu abistama või tööd tegema või aitama või punnitama suhete nimel, et siis me alles nagu teenime armastuse ära või et siis me nagu teenime ära hea sõpruse või et siis ma näitan, kui hea sõber või hea partner või hea töökaaslane ma olen, kui ma hästi nagu kuidagi hülgan enda vajadused ja tõttan kõigile appi ja teen kõike nende eest. Vaata nagu kuidagi me liiga võib-olla lähme üle piiri sellega. Ja see maksab meile endale kätte, tead, kuidas tervis läheb alla. Et tervis tuleb hästi nagu hoida, kui see kaart on tagurpidi veel enam, sa kuidagi muretsed kõigi teiste pärast, aga mitte iseenda pärast. Hea uudis on see, et keisrinna on nädala lõpus õigetpidi, mis tähendab seda, et see asi saab nagu murtud või et sa igavesti sellega ei jätka õnneks, eks ole, et see sama teema nüüd meil on nagu positiivses valguses, et tervis õitseb ja nagu kuidagi hea on olla, eks ole, et see keisrinna kaardis siis õigetpidi. Nüüd sauade kuninganna, tema on jällegi selline väga tuhisev kaart äris, töös, karjääris, ta on loominguline, ta on särtsakas, ta on põnev, ta saab palju tähelepanu, ta on tubli, ta on töökas ja sauade kuninganna õigetpidi indikeerib justkui nagu sellist karjääri tõusu, tähelendu. Isegi ma näen enda silme ees sellist pilti või sümbolit nagu sabatäht või et komeet, aga ma näen seda rohkem nagu, kuidas joonistatakse või et kosmoses ta võib lihtsalt olla üks kriips või joon, kui me seda maa pealt vaatame, aga tead, kuidas joonistatakse selline viisnurkne täht ja siis tal on selline nagu saba taga. Ma näen sellist sümbolit. Võib-olla sa näed seda märki, võib-olla kellegi jaoks on see oluline praegu seda nagu kuulda, aga sauade kuninganna ongi nagu sabatäht, tead, tema särab nagu täht ja kõik teised käivad tal sabas, sest ta saab väga palju tähelepanu, ta on veetlev, ta on kaunis, ta on võrgutav, ta on ilus, ta on tähelepanu keskpunktis, tal on head ideed, ta saab tööalaselt ametikõrgendust, ülemused, kõik töökaaslased märkavad, kui head tööd ta teeb, et on ka selliseid punkte sellel nädalal, kus sa tõesti oledki tähelepanu keskpunktis ja sa särad väga palju ja ka inimesed on ääretult inspireeritud sinust ja tead, nad on nagu kuidagi lummatud sinust või sinu ilust ja sauade kuninganna sellise eputava ja edvistava kaardina väga heas mõttes, eks ole. Soovitabki tegeleda iluga, vaata, et küüned korda, maniküür, uus soeng, uued riided, poputada ennast, hellitada ennast ja tõesti nagu särad ja kui siin kutsutakse kuskile üritusele või peole, siis pane enda kõige ilusam kleit selga ja kõige ilusamad kingad jalga ja kõige ilusam soeng pähe ja tõesti mine ja sära ja nagu naudi, et see on ääretult selline positiivne märk. Karjääris ennustab ta ametikõrgendust, ta nagu ennustab tõusu, aga sauade kuninganna teema on nagu see, et ta peab tegema kiiksuga asju, et ta peab tegema enda moodi, mitte nagu nii, nagu teised teevad või mitte nii, nagu kõik on harjunud seda asja tegema või nägema, et ta peab leidma nagu mingisuguse oma niši või et oma siis unikaalsuse. Ta on väga nagu positiivne kaart ka neile, kes tegelevad kas tööalaselt või hobikorras asjadega, mis on rohkem mõeldud nagu teiste silme ees olema, näiteks sotsmeedia või mingid näiteks enda kunsti või et loomingu näitamine, promomine või siis meelelahutus või esinemine, et sauade kuninganna on pigem nagu selline ekstravertne ja väljapoole vaatav nagu kaart ja tähelepanu keskpunktis sa oled, austajaid on tal palju, armastajad on meil ka see nädal väljas, et tundub, et vallaliselt keegi on teile silma peale pannud, võib-olla isegi mitu inimest armastad tavaliselt nagu kahe vahel valik, kes on suhtes ka, sa võid nagu avastada, et sa saad palju rohkem tähelepanu sellest sauade kuningannast. Nagu ma ütlesin, tema särab nagu see täht ja kõik teised käivad tal sabas, et natuke neid võib-olla kosjalisi peab ta selle sama sauaga või et kaikaga natuke siin eemale ka peksma. Ta on natuke selline, ta on nii ilus, lihtsalt kõik tahavad teda. Siis meil on järgi tulemas müntide 4. Müntide 4 väga hea rahakaart. Eriti neile, kes on tundnud ebastabiilsust või hirmu raha pärast. Hirm, et ei saa hakkama, hirm, et kaotan töö, hirm, et nagu kuidagi koguda või investeerida või hirm, et kuidagi näiteks ka jõuludel või aastavahetusel päris palju raha läinud näiteks välja. Et müntide 4 räägib nagu kogumisest, investeerimisest, väga tarkadest, mõistlikest otsustest nagu rahaliselt. Me ise ka nagu panustame endasse, me panustame enda nagu arengusse, me ka investeerime endasse, see on väga tarkade rahatehingute ja rahaotsuste nagu kaart, kes on tundnud ebastabiilsust ja hirmu. Müntide 4 aitab meil raha asjad uuesti käpa alla saada, kontrolli alla saada. Selles kaardis on hea teha igasugused need rahatabeleid, vaata, et kulud, tulud ja ka võib-olla sellised suuremad investeeringud.
rahade kogumised. Tavaliselt müntide 4 tuleb välja nagu paar kuud ette, selline 3-4 kuu pärast, on ju, tuleb sul võib-olla teha suurem väljaminek või suurem nagu pööre elus ja siis sa oled õnnelik, et sa praegu kogusid. Ehk siis me ei osta igasugust tilulilu on ju endale, vaid me nagu mõtleme enda elu suuremad unistused ja eesmärgid ja teemad nagu läbi. Müntide 4 on see midagi pigem positiivset, see võib olla uus auto või mõni reis või näiteks kolimine, kuna ta on ka soodne nagu kinnisvarakaart ja kodukaart. Ja müntide 4 õigetpidi tähendab, et sa oled tegelikult väga tarku otsuseid teinud rahaliselt, teed ka edaspidi ja kellel on sellist ülemõtlemist ja ebastabiilsust, sa saad oma asjad nagu korda, et sa ei pea nagu muretsema, asjad muutuvad stabiilsemaks. Ja ainukene asi ongi nagu see, et sa ei teeks neid emotsiooni nagu osta, et see on selle kaardi nagu miinus, et kohe kui tuju hakkab kõikuma ja korraks on nagu kuidagi selline emotsionaalne või raske, siis tahame nagu kuidagi osta endale igasuguseid ilusad asju kohe kokku, pärast nagu ei tahagi neid enam või et see on nagu korraks selline dopamiini nagu laks, eks ole, mis sellest siis tuleb, et võib-olla oled hiljem ka õnnelikum, et sa ohjeldasid ennast praegu, aga müntide 4 on tegelikult väga turvaline soodne kaart, et ta nagu justkui tuleb kaardipakist välja, et öelda, et kõik saab korda, õigetpidi on ta rahaliselt hea kaart. Nüüd, kui ta oleks tagurpidi, siis ta oleks rahaliselt halvem kaart, aga suhetes parem. Ja mida ma selle all mõtlen? Müntide 4 on usaldamatuse energia, eks ole, me oleme kinnised, me oleme ennast sulgenud, südame sulgenud, me ei julge uusi inimesi enda ellu lasta, vallalised, eks ole, et ei julge armuda, kuigi meil on armastajad ja keisrinna, mis on nii ilusad armastuse kaardid sulle siin nädala lõpp, on ju, aga müntide 4 on kahtlustav. Äkki valetab, äkki petab, mina ikka igaks juhuks veel ei ava ennast, eks ole, ja me analüüsime kõike ja siis me ei saagi aru, et meie müürid on väga kõrged ja teistel inimestel, nad ei saagi nendest läbi murda, et see ei ole isegi nende ülesanne. Sina pead õppima, usaldama uuesti ja avama ennast. Tuleb rohkem selliseid ka sõpradega, sõbrannadega, südamesse vestlused pidada maha, rääkida südamelt kõik ära, avada ennast, õppida nagu, et see mõnikord võtabki aega nagu õppimine, nii nagu väiksena sa pidid õppima jalgrattaga sõitma, ja mõnikord ongi, kui me oleme pikka aega või aastaid olnud väga nagu sellised haiged saanud või kinnised või et enesekaitses natukene see kaart on ju, et siis see võtabki aega, me peamegi harjutama, eks ole, et keegi meist ei ole selline, võib-olla mõned siis üksikud geeniused, eks ole, keegi ei ole nagu selline, et sünnid ja siis kohe oskad kõike, et me peamegi natukene nagu harjutama neid asju ja müntide 4 ongi nagu see, et sa võid nagu kuidagi tunda enda suhetes, et midagi ei tule välja või et alati nagu juhtub midagi, aga tegelikult see on natuke meis endas ka kinni, sest see müntide 4 juba eeldab, et midagi halba tuleb. Juba eeldab, et niikuinii valetab ja niikuinii petab ja vaata, ta hakkabki otsima neid vigu ja kes otsib, see leiab, sest keegi meist ei ole ideaalne, kõik me teeme vigu ja siis me tõmbamegi ennast natukene liiga nagu kinniseks ära. Et lihtsalt väike nagu selline märguanne sulle. Järgi on meil tulemas järgmine kaart number 4 ja tead, number 4 on väga positiivsed. Isegi see surmakaart on number 13 on kokku on ju 4. Kui sa näed 44 või 444, tea, see on nagu tihti kinnitus, et 444 rohkem nagu selline mateeria. Ta on äri, töö, karjäär, vundament, maja, vara, raha, eks ole, et me ehitame selles number 4 ka midagi suurt, püsivat ja stabiilset nagu üles. Ja 444 on tihti nagu kinnitus, et rahaliselt saab kõik korda või et sa oled liikumas nagu stabiilsuse suunas, aga mõõkade 4 räägib meile puhkusest ja reisidest. Et kes tahab reisile minna, kes läheb reisile, väga-väga tore on sul seal, väga rahulik, puhkad ennast hästi välja, akud laed ilusasti täis, kui sul on nagu mõte, et kas minna reisile või mitte, kas osta need piletid või ei, pigem mina ostaks selles mõõkade 4, see on ju muidugi mõtle oma kõik rahaasjad läbi, Taro ei saa sulle olla nagu selline finantsiline nõuanne, aga mõõkade 4 reisina või puhkusena või üldse selle nädala, kui sa tunnete nagu, et selles müntide kuningannas tagurpidi ka natukene nagu see tervis on läinud ligadi-logadi, sa tahad magada, sa tahad puhata, siis mõõkade 4 on nagu selline, et kui me võtamegi puhkust või et näiteks ühe päeva lihtsalt iseendale, siis me ei hakka kohe 100 asja tegema. Kohe hakkame kodu ehitama, koristama ja kõik korda seadma ja tuhiseme igale poole. Ei. Mõõkade 4 me viskame pikali. Siis vaatame, kuidas värv kuivab seina peal, siis vaatame, kuidas rohi kasvab, võib-olla lume alt sa ei näe seda nii hästi, aga vaata, selle point ongi nagu see, et vaata head filmi,
lösuta lihtsalt, söömepiinadeta, võta see aeg nagu endale, puhka ennast välja, maga ennast välja, et meil ei ole vaja kogu aeg tõmmelda. Mõõkade 4 tihti tulebki välja siis, kui me oleme nagu kuidagi ennast tühjaks rapsinud, me oleme natuke läbipõlemise äärel, me oleme pingutanud liiga üle, liiga palju on toimunud, võib-olla enda peale oleme ka palju võtnud ja mõõkade 4 ongi nagu see meeldetuletus, et vaata, kui arvutil või telefonil on aku tühi, siis sa nagu laed seda, ja kui endal on aku tühi, siis tuleb ka laadida ja siis tulebki nagu anda endale ka puhkust ja rahu, et me ei saa kogu aeg ennast kulutada nii-öelda. Et natukene nagu selline rahulikult võtmise kaart ja mõõkade 4 ka, et kui meil on vaja teha otsus ja armastajad on väga suur valik ja otsus. Armastajad on tõesti nagu, et see kaart tuleb ju kohe siia järgi. Armastajad on nagu 2 suunda, see töö või see töö, A või B. Kumma ma valin, mida ma tahan, jah või ei, tahan või ei taha, jään või lähen, see või teine, eks ole. Kas teen või ei tee, et armastajad on väga-väga suured nagu elu nagu otsused ja valikud, otsused tõenäoliselt pead see nädal tegema, kuna see kaart on tagurpidi, mis siis indikeerib, et see on tehtud või et sa nagu teed ära. Ja mõõkade 4 ütleb siis seda, et sa oled segaduse ja sa ei tea nagu mida otsustada või et mis on õige, sest sa oled väsinud. Ja siis meie aju ongi nagu natuke see üle genereerinud ennast, eks ole. Ja meil tuleb selle asemel, et nüüd paanitseda, et mida ma otsustan, mis ma teen, mine magama. Mine lihtsalt vaata filmi, pane see asi korraks kõrvale, võib-olla nii kaua, mitu päeva isegi, kui sa saad lihtsalt nagu mitte mõelda sellele, eks ole. Lae oma akud täis, maga ennast välja, eks ole. Ja siis kuidagi värske puhanud aju, võt see näeb täpselt õiget rada ja seda täpselt õiget sammu ja otsust, mida sa nagu tegema pead. Ja armastajatest rääkides, et see kaart siia kohe järgi tuleb, et armastajad ongi siis suur otsus, suur valik, kahe nagu suuna vahel, mõlemad võivad olla sama head. Armastajad ütleb ka seda, kui sa ei suuda otsustada, siis teine segadusallikas on see, et sa üritad nagu teha nii, nagu kõik teised tahavad. Nii nagu teistel on hea või et mis neile meeldib, kuidagi perel on hea ja partnerile on hea ja vanematel on hea ja naabrimehe, onupoja, kassile ka hea ja vaata, me kuidagi nagu hästi mõtleme kõike nagu võtame arvesse ja mis see ikka nagu võiks olla see õige otsus, aga tegelikult armastajad ütleb, et sa pead otsustama iseendale, sa pead olema reaalselt natuke isekam see nädal. Keisrinna ütleb, et sa pead olema isekam. Armastajad ütlevad, et sa pead olema isekam ja müntide kuninganna tagurpidi veel enam ütleb, et sa pead olema isekam. Õnneks sauade kuninganna õigetpidi oskab väga hästi seda. Et sina oled oluline, mitte teiste tujud ja tunded ja kuidas nemad ikka arvavad ja sa peaksid ikka seda tegema, kõik, mis nad soovitavad ja nende hirmud ja ära ikka tee nii ja bla bla bla. Eks ole, et sa pead otsustama nii, nagu sina tahad, kuidas sulle on hea, mis sulle meeldib, kuidas sina näed, et sinu elu võiks edasi minna, siis sa teed kõige õigem otsuse. Pane enda nagu südame pealt, kõhutunde pealt ja nagu unusta kõik muu. Alternatiivselt armastajad on ju ka armastuse kaart, on ju vallalistele, ta toob hingesugulase, ta toob tugeva suhte. Armastajates me oleme tihti väga erinevad, kas me oleme erinevatest nagu kultuuriruumidest, meie välimus võib olla väga erinev, võib-olla ta lihtsalt erineb sinu nagu sellisest tavapärasest tüübist, aga armastajates on alati need erinevused rikastavad suhet ja vastandid tõmbuvad ja vaata, kui me oleks kõik hästi sarnased, kõik annaks samu riided ja teeks sama tööd ja kõigil oleks sama iseloom, üliigav oleks ju maailm, et nendest kiiksudest ja erinevustest ja vastanditest ongi väga-väga palju õppida. Armastajad on nagu võimsad hingesugulased, kes täpselt õigel hetkel meie ellu tulevad, selleks, et õpetada meile midagi, kinkida meile midagi, elus edasi viia, pakkuda meile midagi, eks ole. Ja kuna sul tuleb järgi ka keisrinna, siis pakkuda ka armastust, et keisrinna õigetpidi see on üks kõige ilusamaid armastuse kaarte ka, mis saab üldse kaardipakis olla ja ta ei ole ainult nagu selline, et paarisuhted või abielu või mis iganes. Need on pigem need karikate 10 ja sellised kaardid. Keisrinna on selline piiritu, kõike hõlmav, absoluutselt kosmiline, müstiline, sügav, tingimusteta armastus. Ta on nii roosa ja nii ilus ja nii kaunis ja see ei ole armastus ainult meie partneri vastu või pere vastu. Ei, see on armastame planeeti, me armastame loomi ja loodust, me armastame universumit, me armastame ennast, oma keha, oma tööd, oma sõpru, me armastame kõike, eks ole, selles kaardis. Ta on nii suur ja imeilus märk sellest, et sa oled tõesti nagu nii suure töö endaga ära teinud.
ja väga-väga ilusas suunas elus nagu edasi liikumas. Kes on vallalised, sul on tulemas armastajad ja keisrinna ja võt, need on nagu ikka sellised korralikud sügavad armastuse nagu kaardid, väga-väga ilus suhe. Kes on suhtes, armastajad on tihti selline kihlus ja abielu ja kuidagi meie suhe saab aina lähedasemaks ja sügavamaks. Keisrinna ennustab ka lapse sündi, perelisa, võib-olla ka siis suguvõsas või et üldse nagu ka teised pereliikmed siia alla ka siis kuuluvad. Ja keisrinna on ka seotud meie kehaga, eks ole, et meie toitumine, meie uni, meie keha, meie liikumine, meie välimuse, ka nagu kehaga rahu tegemine või et selline tohutu nagu enesearmastuse energia. Keisrinna on ka rahaliselt väga-väga jõukas kaart. Ma ütlesin alguses, et see on üks kõige paremaid kaarte, mis siia sai välja tulla või et kõige parem kaart on nädala lõpus meil. Keisrinna on nagu ka rahaliselt vaata selline enda tehtud töö viljade maitsmine. Et suur korduminek, võib-olla uus töökoht, armastates valimegi kahe vahele, võib-olla on see boonus, võib-olla on see rohkem kliente, kui sul on enda äri, eks ole. Keisrinna on nagu, ta teeb nii südamega ja ta ise armastab seda, mis ta teeb. Ja vaata sellise armastuse energia juurde niikuinii raha tuleb ja edu tuleb ja need õiged inimesed tulevad ja ta on niivõrd suur nagu looja. Keisrinna ongi kanaldaja või looja, et ta loobki siia maailma midagi uut ja ta on väga viljakas kaart rahaliselt, viljakas kaart armastuses, ka raseduses, ta on ka väga viljakas nagu selles mõttes, et nagu igatpidi sul on ülihead ideed, sa mõtled väga-väga heas suunas, tead, sa ei pea kiirustama, võtagi aega nagu võib-olla nädala alguse pooles vanast lahti lasta, selleks, et sa selleks kuu loomise hetkeks, kus meil see keisrinna on väljas, panna ennast valmis, et sa oleksid puhastunud ja nüüd sa saad nagu need seemned mulda panna, nii-öelda viljakas pind ju selles kaardis on, et me saame nagu kuidagi uuele rajale väga nagu kergelt ja armastusega astuda, et ta on nii kõike hõlmav ja sügav armastuse energia, et tead, kõik saab korda meie elus. On need mingid rahamured, suhtemured, mis iganes. Keisrinna on nagu kuidagi selline õigetpidises asendis, ta on nii eluga rahul. Ta on endaga väga-väga heas nagu punktis ja selles energias on ülihea hakata ka nagu uut asja enda ellu nagu looma, kui sa tunned, et sa seda nagu soovid, eks ole, et unistust elu ja kuhu nüüd edasi, et ta ei ole küll selline kaart, kus me peaksime hullult nagu praktilised plaanid saama paika, nüüd hakkan kohe tööd tegema, pigem nagu selline, et ma loon, et ma kanaldan, ma loon, visualiseerin, eks ole, ta on väga loominguline kaart, on väga ilus kaart, eks ole, et ja noh, neid ilusaid kaarte see nädal veel, eriti see Sauade kuninganna, et keisrinna Sauade kuninganna on ka hästi meie kehadega seotud, et ongi see, et kui sa tahad välimust muuta või toitumine või mingi trenni eesmärgid, et kui me nüüd sellisest praktilisest maailmast rohkem räägime, et see on ka väga sellises positiivses valguses sellel nädalal ja võib-olla isegi jätamegi nüüd siia nädala lõppu, kus see kuu loomine tekib, on ju, et selles energias on väga hea nagu kuidagi uut asja enda ellu tõmmata ja luua, eks ole. Võt niimoodi, tähemärkidest on siis see nädal väljas, neid päris palju. Surmakaart, Skorpioni isikukaart, müntide kuninganna naissoost maamärgid, sõnn, neitsi, kaljukits, Sauade kuninganna naissoost tulemärgid, jäär, lõvi, ambur, armastajad, kaksikute isikukaart, ehk siis kõik need tähemärgid võivad sinu elus selle nädalal suurt rolli mängida. Suur aitäh sulle seda lugemist vaatamast. Kui see sulle meeldis, võid ka vaadata tiiutarot.ee, mida toob aasta 2026 või et siis seal on ka erinevaid lugemisi töö teemal, armastuse teemal, suhete teemal, kõikidel teemadel, mis meil elus võivad ette tulla. Saad siis vaadata tiiutarot.ee. Meie lähme nüüd siit edasi mängu juurde. Tere tulemast tagasi, mängime mängu. Selles mängus saad vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab. Ja mäng siis käib niimoodi, et valid siin laual olevast 7 kivikesest välja ühe või siis ka mitu, mina segan need ära ja lasen nendel kõigi siia langeda. Iga kivi annab vastuse siis kõigile 3 küsimusele. Kividest on meil see nädal valida lilla kivikene, punane kivikene, kollane kivikene, pruun kivikene, meil on sinine kivikene, roheline kivikene ja valge kivikene. Kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, soovitan alati panna video pausile, saad rahulikult ära otsustada ja edasi vaadata. Mina hakkan nüüd neid kive segama ja vaatame, mis on vastused teie küsimustele. Nii.
Alustame siis siit. Meil on lilla kivi, tähemärk veevalaja, nädalapäev laupäev, vastus on kahjuks ei. Punane kivi, tähemärk kalad, nädalapäev pühapäev, vastus on võib-olla. Sinine kivi, tähemärk vähk ja lõvi, nädalapäev teisipäev kolmapäev, vastus on ei kahjuks. Ja valge kivikene samamoodi, tähemärgid vähk ja lõvi, nädalapäev teisipäev kolmapäev ja vastus on kahjuks ei. Siis on meil pruun kivikene, tähemärgid neitsi ja kaalud, nädalapäev neljapäev ja vastus on jah ja võib-olla vahel täpselt. Kollane kivikene, tähemärk kaalud, nädalapäev neljapäev, vastus on jah ja roheline kivikene, tähemärk kaalud, pigem ka rohkem skorpion, siis nädalapäevad meil on neljapäev, reede ja rohelise kivikese vastus on jah. Vot niimoodi, kalliksed armsakesed, see oli teie nädal. Ma loodan, et tuleb hästi imeline, vinge, tore, vahva, üli äge nädal. Ma loodan, et kõik teie soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda lugemist, vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!